lähme siis AI-ga turunduses edasi. Ehk siis tegelikult on nii, et kõikides teemades me saame rääkida AI-st täna. Et ei ole mitte ühtegi teemat, kus me ei saaks rääkida AI-st. Ja ma üritan teha väga-väga lühikese ristläbilõike sellest, kuidas AI põhimõtteliselt muudab kõike, mis turunduses täna on ja kõike, mis tehakse. Nii, ma loodan, et see nüüd töötab. Yes. Ja kui me räägime AI-st, siis tegelikult ka eelmises ettekandes, mis väga tugevalt tuli esile, oli see, et ta puudutab mingis mõttes iga eluvaldkonda ja ta puudutab seda väga mitmel tasandil. Ma loodan, et ma suudan selle kuidagi täna edasi anda, kuigi 15 minutit on päris lühikene aeg selleks. Me räägime ChatGPT-st. Tegelikult, kui me räägime AI lahendustest, siis me räägime iseenesest tuhandetest tööriistadest. Keskmiselt tuleb nädalas välja 200 uut AI äppi, veebilehte või lahendust. Tänaseks hinnatakse, et neid on kuskil 10 000. Ma arvan, nendest väga head on umbes 1000. Need on pisikesed rakendused, millest mina täna ei räägi, mis tegelevad näiteks turunduse, tekst videoks, tekst väga usaldusväärseks helifailiks ja selliste pisikeste trikkidega. Peamiselt siis, mis tegelikult ma nüüd võib-olla mingite osa nagu kordan common sense, mida kõik teavad, aga peamised siis AI tööriistad, mida võiks teada, on siis Microsofti Bing, Google'i Bard ja OpenAI ChatGPT. ChatGPT on siis see, millele ma täna rohkem keskendun. Ja kui te täna tunnete, et AI ei ole üldse teie teema, et hakkate turundust, te teete oma turundusasja selles mõttes, et nagu lihtsalt hoidke AI minust eemal, siis kui te juhuslikult mõnda Microsofti lahendust kasutate, näiteks Microsoft Wordi või lähme keeruliseks näiteks Excelit, et siis te kohtute Copilotiga. See on see nimi ununes, see väike kirjaklambrike, aga lihtsalt steroidide peal. Et see on siis lahendus, mis tuleb poolsunniviisiliselt kõikidesse Microsofti lahendustesse ja teeb siis näiteks seda, et kui teil oli oktoobris üks koosolek, mille slaidid teil on olemas ja mille kokkuvõte teil on olemas, siis te lihtsalt ütlete Copilotile, et ta paneks nende slaidide ja siis memo põhjal näiteks uued slaidid kokku või mingi meili saadaks kellelegi, siis ta teeb selle lihtsalt ära. Nii, aga enne kui ma lähen süvitsi turunduse juurde, siis see väikene nüanss ka siia juurde, et turunduse arengutempo ja AI arengutempo on meeletu. Mina olin üks nendest inimestest, kes oma slaidi õigeks ajaks ära ei saatnud, jumal tänatud, et ei saatnud. 2 päeva tagasi teatas Meta AI, et nad tulid välja oma AI mudeliga, milleks on siis Bind AI. Ma ei näe sealt nii hästi, aga ma loodan, et see on paar päeva vana. Mis siis on täiesti uudne ja totaalselt revolutsiooniline selles mõttes, et on multimodaalne, tal on siis 6 erinevat modalitit, mida ta ühendab, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et kui te lasete talle helifaili rongist, siis ta teeb teile video rongist või pildi rongist või kirjeldab teile rongi. Või kui te panete teksti talle sisse, siis ta teeb teile heli, video, pildi või mida iganes te veel tahate. Ehk siis kõikide nende modaalsuste vahel liigub. Google tuli välja oma uue keelemudeliga Palm 2 täna hommikul ja ühtlasi teatas, et Bard, nende siis suurepärane AI mudel totaalselt uueneb ja ma ei ole veel jõudnud tutvuda kõiki nende uuendustega, mis seal sees on. Selle sisuliselt kokkuvõte ühtlasi tähendab seda, et ei ole absoluutselt võimalik, et te olete kõige sellega kursis. See ei ole võimalik. Isegi siis, kui teie põhitöö oleks püsida kursis kõikide turunduses loodavate lahendustega, siis see ka ei ole võimalik. See tähendab seda, et minu lahendus teile, mis ma pakun, on see, leidke kas turunduses või oma valdkonnas mingid usaldusväärsed allikad, mis sõeluvad teie jaoks olulise välja. Ja te saate selle olulise siis selliselt kätte. Et ma olen siia pannud paar sellist allikat, keda mina jälgin, mitmed näite, mida ma teile täna veel näitan, on siis Alex Velinovilt, keda ChatGPT huvitab ja eriti turunduse kontekstis, siis kirjutage kuhugi ülleks Alex Velinov, et jälgige Alex Velinovi, sealt te saate kõige värskema info kätte. Tulles tagasi turunduse juurde, siis see on nüüd, kui ma eksi, siis 3 päeva vana postitus Alex Velinovilt, kus siis on ChatGPT marketingis osa 13.
ta paneb igasse osasse kokku väga praktilised rakendused, kus ChatGPT-d saab kasutada. Ja see on siis 13. osa. Igas osas on circa 9-15 lahendust, et te võite matemaatikat teha, palju neid väga praktilisi lahendusi siis tänaseks juba on. Ja see on siis 13. osa. Ma olen võtnud mõned nopped siit, et teile lihtsalt näidata, mida näiteks võib teha ChatGPT abil turunduses. See on üks väga lihtne prompt, kus siis on tehtud selline lihtne cold email, mis täitis oma ootusi. Ehk siis seda reaalset käsklust rakendades ja seda saates kliendile jõuti müügini. Mitte midagi muud ei ole vaja, kui ainult seda käsklust ja see lihtsalt edasi saata. Järgmine lihtne näide, et kui teil on selliseid kliendiprofiile raske luua, siis kui te kirjeldate ChatGPT-le ära üldiselt, mis ettevõte teil on ja mis ta teeb, siis ta on võimeline teile looma teie kliendisegmendi detailse kirjelduse, mille põhjal te saate hakata turundust tegema. Nüüd lihtsalt seda näideb mul päris nii, siin ei ole, aga kui te võtate selle kirjelduse ja panete talle sisse, et ta teeks teile järgmise poole aasta sotsiaalmeedia plaani, siis ta teeb ka selle. Ja kui te ütlete, et te tahate ka, et ta lisaks sinna kirjelduse, millised pildid peaks olema, siis ta teeb ka selle ja nii edasi. Alati on raske aru saada, et kui sul nüüd see persoon olemas on, et milline see persoon tegelikult on, mis ta mõtleb ja mis ta teeb. Selleks saab seda käsklust kasutada, et ütled ChatGPT-le, et käitu nagu täpselt see siis persona, see inimene. Ja siis te saate alustada temaga vestlust ja rääkida oma lahendustest ja küsida tema käest, mida ta arvab, mida ta tunneb, milliseid lahendusi ta tahaks kasutada. Ja kui nüüd siit väike sammukene edasi minna, siis professor Andres Kuusik on alati öelnud, et need valupunktid on kliendile hästi olulised. Et kui te sellest vestlusest neid valupunkte kätte ei saanud, siis saate ka selle käsklusesse panna ja saate väga spetsiifilised kirjeldused, mis siis need valupunktid on, mida te lahendama peaksite. Ühesõnaga, on üks tore mudel nagu 7P-d. Täna juba väga vana. Kõiki neid suuri osi on võimalik ka ChatGPT abil lahendada. Ma tõin lihtsalt ühe näite täna hommikul, et vaatasin, et mis USAs käsitööna valmistatud vesipiipude keskmine hind on turul. Et selle vastuse ma sain iseenesest suhteliselt lihtsalt kätte, ta oli ka enesekriitiline ja ütles, et ega see nagu ülitäpne ei saa olla. Aga see on siis ühtlasi väikene lisarakendus, et kui me räägime sellest, et ChatGPT ei suuda midagi pärast 2021 teha, siis kui natuke vaeva näha ja väike plugin panna endale arvutisse, siis tema otsis up-to-date allikad siis internetis koos linkidega. Need ei ole siis välja võeldud, vaid need töötavad, ta lingib tagasi. Ja kuigi ma näen, et mul aeg on kohe otsas, siis ma toon mõne väikse näite veel. Sotsiaalmeedia on kindlasti üks, mida AI totaalselt muudab. Siin on üks lihtne näide, kus siis küsida ChatGPT-lt, et palun genereeri mulle üks karussell Instagrami koos kogu tekstiga. Tegelikult sa küsid ChatGPT-lt seda käsklust, millega genereerida karusselli, aga ärme keeruliseks lähe. Kuni siis selleni välja, et annab sulle ka pildikirjelduse. Miks see pildikirjeldus on oluline, on see, et see pildikirjeldus ei ole mitte see, et nüüd sa lähed fotokaga seda pilti jahtima. Muidugi sa võid ka seda teha. Aga selle kirjelduse sa paned Midjourney'sse ja Midjourney loob sulle need pildid ja siis on ainult sinu ülesanne leida õige font ja panna tekst peale. Ja sul on olemas toimiv karussell, mis vastab sinu kliendisegmendile. Ja ma ei hakka üldse siia laskuma, see mul ei olnud ka plaanis, et sa saad väga lihtsalt panna ChatGPT plugina oma kliendi andmete Excelisse ja teha totaalselt maagiat seal, leida üles kitsaskohti, leida üles kliente, kellele suunata rohkem turundust, vähem turundust. Ja ma ei lasku igaks juhuks koodi kallale ka, kuigi ma ise olen päris mitmed töötavad koodid kirjutanud ChatGPT-ga, siis see ei ole see valdkond, kus ma võiks rääkima, aga turundus on see väga kasulik. Küll aga ma mainin seda, et ma ei räägi auto GPT-st, sest et ma ei ole seda päriselt ise kasutanud, aga ma tean, milleks auto GPT on võimeline. Ehk siis auto GPT on sisuliselt Pythoni põhjal kirjutatud plugin, millel sa annad ülesande. Mul oleks vaja järgmine aasta, et mul oleks 1000 klienti rohkem. Ja annad talle kõik andmed kätte ja ta lahendab ise selle probleemi ära, andes ise endale ise käsklusi. Nii et see on siis, see on tõenäoliselt see tööriist, mida kui õigesti rakendada, siis on võimalik täielikku maagiat teha. Lihtsalt üks näide 2 pildist, mida ei eksisteeri. Seda pilti on võib-olla lihtsam aru saada, et seda pilti ei eksisteeri.
ja ma jõuan lõpuks selleni, et kui arvestada, et kõikidesse turundusrakendustesse, kõigesse, mis te teete, kogu digiturundus, kogu SEO, SEA, kõik turundus saab viia AI tasemele, siis mida see tähendab? Mida see tulevikuks tähendab? Ma ütleksin, et on kaks tõenäolist stsenaariumi. Üks stsenaarium on see, et kui väga lihtne on toota väga suures hulgas automaatselt genereeritud contenti, siis tõenäoliselt ainult AI hakkab seda contenti lugema, sest seda on liiga palju ja see ei huvita enam meid. Aga pisut optimistlikum vaade on mul see, et kui me kasutame seda väga hästi ära, siis me suudame teha fantastilist turundust, palju paremat kui seda, mida me täna teeme ja palju paremini sihitult. Nii et te harjuta sellega ära, et turundus on lihtsalt nii hea. Ma jätsin selle osa siit välja, et ChatGPT väidetavalt tegeleb ka aktiivselt sellega, kuidas saada ligi tuumarelvadele ja need automaatselt välja saata ilma selleta, et inimene sekkuks, aga ma ei hakka morbiidseks laskuma. Ja olles siis aus, siis ma igaks juhuks panin pildi ka siia, et ega mul ei ole lihtne tööd teha, nii et see on minu AI assistent, et teda ma igapäevaselt kasutan ja ta aitas mulle slaidid ka kokku panna. Aitäh teile! Aitäh, Kristjan, väga huvitav, et minu küsimus on, et kui nüüd kõik ülikoolid hakkavad järgmisest õppeaastast turundama oma õppekavasid AI-ga, et kas on oht, et see turundus tõusebki nagu megakõrgustesse ja kõigil läheb väga hästi, aga et see turundus muutub väga ühetaoliseks. Ja võib-olla siis teine küsimus, et mis ma siis teaduskonna turundustiimiga pean tegema, et kas neil järgmine aasta on veel tööd või AI võtabki üle nad? Ma saan aru, et ma pean jooksma selle mikri järgi või mind on kuulda? Sind on kuulda. Nüüd on kuulda või? Nüüd on siis kuulda. Okei. Ühesõnaga, vastus on väga lihtne. Võidavad need, kes teevad seda kõige paremini. Nii et meil läheb väga hästi. Ja teine pool on see, et ma pean sellist klišeed nüüd ütlema, et ma ei tea, kui paljud sellest kuulnud on, aga on üks lause, mida väga palju tsiteeritakse AI ringkondades ja ma ei tea, kelle tsitaat see on ja keegi ei pane sinna ka autorit alla. Ehk siis AI ei asenda inimesi, vaid inimesed, kes kasutavad AI-d, asendavad inimesed, kes ei kasuta AI-d. Ja ma arvan, et see on kõigis valdkondades niimoodi. Ja ma ütlen, et kui me lähme ülikooli tasandile, siis ma ei tea, kui paljud siit on Midjourney't või ChatGPT't proovinud. Ja siis, kui paljud on vaadanud, et täielik jama, mis ta teeb. Aga samas te võtate kellegi teise, kes suudab teha nagu täielikku maagiat, et teil on fotod, mis on perfektsed modellifotod ja ta elu sees ei ütleks, et see ei ole päris. Ja samamoodi turundustekstid, artiklid ja nii edasi. Et ma just kuulsin näidet sellest, kuidas keegi pani AI abil meie valdkonnas kokku artikli nullist koos kogu analüüsiga, mille kõik tegi AI ja on praegult teel seda publitseerima, ehk siis see on vastu võetud. Ehk siis seda on võimalik teha ülihästi ja samas seda on raske teha. Nii et selles mõttes need, kes teevad paremini, need võidavad. Minul oli küsimus seoses just ChatGPT-ga, et ütleme, praegu see mudel toimib niimoodi, et talle on antud, ta ju midagi uut ei loo, talle on antud mingi info, mille põhjal ta siis teeb midagi sellist. Et ütleme, et kui nüüd on selline olukord, kus inimesed hakkavadki seda ChatGPT-d kasutama ja kogu internet saab seda ChatGPT poolt loodud sisu täis ja siis ei ole talle midagi uut enam õpetada, vaid see on nagu nii-öelda, ta hakkab nagu iseenda nende juba korduvate andmete peal ju tegema nagu uusi, et selle uut infot nii-öelda ei tule talle peale. Sa nüüd tutvustasid sellist filosoofilist kirjaniku süvamõtet, kus ta aastaid mõtleb, et midagi pole enam kirjutada, sest kõik on kirjutatud ju. Et ma ei usu seda. Et esiteks on see, et ChatGPT mudelisse on sisse genereeritud teatud variatiivsus, ma hiljem vastan sellele küsimusele ka, variatiivsus ja see, et ta ei anna sulle kunagi sama vastust. Kui sa oled ühe vastuse saanud, sa ei saa mitte kunagi sama vastust, see ei ole võimalik. See on kõikides mudelites sisse ehitatud. Nii et isegi kui miljardid seda kasutavad, siis sul jääb see variatiivsus ikkagi alles. Nii et ma üldse ei usu seda ja pealegi on see, et seda on tegelikult juba paljudes ülikoolides tehtud, et kui sa annad täpselt sama ülesande ette suurele grupile tudengitele, siis sa ei saa kahte samasugust vastust. Või kui sa saad sarnased, siis nad vist ei ole üldse vaeva näinud. Nii et mina ei karda seda. Meil on siis üks küsimus oli veel publikust. Aitäh väga haarava ettekande eest.
Minu küsimus on väga selline sirgjooneline, et kui ma teen startupi, millel on vaja turunduskampaaniat, kas praegu ma peaksin pöörduma turundusinimese või ChatGPT poole? Kui sa täna teeksid startupi ja sa mitte midagi turundusest ei teaks, siis sa tõenäoliselt peaksid kellegi poole pöörduma, kes sulle kas või tasuta nõu annaks natukenegi. Sest et see, mis ma ütlesin, et võidavad need, kes on väga osavad, see ju tegelikult tuleneb sellest, et sa pead oskama küsida õigeid küsimusi. Sa pead oskama anda õigeid juhiseid. Ehk siis sisuliselt kedagi oleks sinna natukene vahele vaja. Aga kui sa nagu basic'ut tead, kui sa loed ühe hea paksu Kotleri õpiku läbi ja natuke vaatad sotsiaalmeediat, siis ma arvan, et täna mina läheks ChatGPT poole. Sest et see on startup peab liin olema, ta ei tohi kulutada ilma asjata.